Tere tulemast meie järjekordsesse robomatemaatika tunnikavade ühislahendamisse. Seekordne lahendamine saab olema natukene teistsugune. Selle asemel, et süübida roboti tegevustesse, proovime hoopis luua mõtestatud seose, kuidas matemaatika ülesanne viia siis läbi teadmise ülekande lasteni. Ja kui te hakkate nüüd järgnevat videot vaatama, siis märkate, et põhiosa videotegevusest toimub hoopis paberi peal ja pastakaga siis skeeme joonistades, sest enne kui me hakkame midagi robotile selgeks tegema, peame me ju aru saama, kas meie ise asjast aru saime. Ja läbi sellise mõtlemise sünnibki arusaamine ja seos matemaatikaga. Mõnusat vaatamist! Tere, lahendan täna teiega koos natukene robomatemaatika ülesandeid. Ja see, kuidas ma neid lahendan, ei olegi niivõrd kohe robotiga mängimine, kuivõrd ma proovin siis sellest matemaatika ülesandest roboti tähenduse välja tuua. Ja mul on abiks paber ja pliiats ja võtangi kohe ette esimese Edisoni ülesande, see on siis 5 tööle lahutamine. Ja mul on siis plaan visandada endale paberile siis vastavad lähteandmed, et alustame matemaatika ülesandest ja ilmselt see matemaatika ülesanne annab meile siis mingisugust informatsiooni. Ja vaatame, siin on nüüd Peetri robot sõitis 4 sekundit, Tõnu robot sõitis 1 sekundi vähem. Ilmselt läheb meil neid asju vaja roboti ülesande lahendamisel ja märgin üles, et Peeter 4 sekundit ja Tõnu robot 1 sekund vähem. Tõnu robot on siis 4 miinus 1 on 3 sekundit. Ja liigungi praegu kohe edasi roboti katse juurde ja loen ta rahulikult läbi, et siis see funktsionaalse lugemise oskus, mida meilt küsitakse, mida soovitakse teada. Pane robot tähistatud algpunktist aeglaselt edasi liikuma nii mitu sekundit, kui mitu sekundit sõitis Peetri robot. No visandame siia siis, et meil peab olema üks algpunkt ja aeglaselt siis Peetri robot, las olla siis Peetri robot, peab edasi liikuma 4 sekundit ja siis ta jõuab kohale. Ja me peame ära märkima siis ka selle lõpp-punkti. Ja nüüd tuleb programmi muuta nii, et robot liiguks samast algpunktist edasi nii mitu sekundit, kui mitu sekundit liikus Tõnu robot. Ja jälle tuleb algpunkt märkida, et järelikult meil on siin siis vaja teha programm, et nii-öelda see Tõnu robot liiguks edasi 3 sekundit ja jälle on vaja märkida. Nii, kuidas nüüd seda robotile öelda? Enne kui me läheme vaatama näidislahendust ja läheme vaatama seda, et milliseid programmi blokke on, püüame siis mõelda üldisemalt. Ja kui meil on vaja robotit liigutada, siis ilmselt meil on vaja üks programmeerimisblokk, mis siis liigutab robotit. Ja siis meil oli märksõna aeglaselt. Järelikult me peame kuidagi saama öelda, et see liikumine oleks aeglane ja me peame kuidagi saama ütelda, et see robot liiguks edasi just nimelt 4 sekundit. Ehk me saame määrata aega. Ja kui meilt on seda küsitud, siis ilmselt selline programmeerimisblokk on ka olemas. Nüüd, kui te olete juba nii-öelda edasi jõudnud ja ei vaja näidislahendusi, siis võite võtta kohe tahvli ja hakata proovima. Aga mina siis teiega olen hetkel veel algaja tasemel ja võtan ette lahenduskäigu koos näidisprogrammiga. Ja minu oletused olid siis õiged, et on vaja kõigepealt siis sellist programmeerimisblokki, mis paneb roboti aeglaselt liikuma. Ja võtan ta siis ka ette tahvlist. Asub ta meil siin täitsa lõpus. Määrame aeglase liikumise ja seejärel on meil vaja programmeerimisblokki, mis liigutaks robotit edasi 4 sekundit. Meil on ajaliikumise blokk olemas, 4 sekundit
ja ongi esimene programm valmis ja nüüd ei ole mitte midagi muud, kui ta robotisse laadida. Vaatame näidisvideot. Liigun nüüd edasi katse juurde number 2 ja vaatan, mida siin küsitakse. Pane robot 1 sekundi jooksul tähistatud algpunktist aeglaselt edasi liikuma. Jällegi, meil on siis vaja, et on algpunkt. Robot peab liikuma edasi 1 sekundi. Vaatame, mis seal veel on. Ja tuleb mõõta sentimeetrites, mitu sentimeetrit robot selle ajaga edasi liigub. No, ilmselt meil on vaja kas siis joonlauda või meil on vaja mõõdulinti, et millegagi siis me peaksime saama seda mõõta. Ja siis meil on vaja veel katsetada, et kui kaugele liigub robot 2 sekundiga ja kui kaugele ta liigub 6 sekundiga. No enne kui me läheme näidisprogrammi vaatame, milline oli meie eelmine programm ja tundub, et see aeglane liikumine on siin olemas, sekundite koht on ka olemas, et enne kui programmi robotisse laadime, siis lihtsalt vahetame 1 sekund, 2 sekundit või siis vastavalt 6 sekundit. Ja vaatame näidisvideot. Liigume nüüd 3. katse juurde ja loen siis jälle 3. katse ette. Et meil on vaja joonistada 1 sentimeetri laiune ja vähemasti 3 sentimeetri pikkune must joon 30 sentimeetri kaugusele ning teine joon 40 sentimeetri kaugusele algpunktist. Ja mis me tegema peame? Panema roboti algpunktist edasi aeglaselt liikuma nii, et ta peatuks esimesel joonel, siis tõstame roboti edasi ja käivitame programmi uuesti, et ta peatuks teisel joonel. Ja mõõdame siis aega, palju kulub robotile esimese ja teise vahemaa läbimiseks. Nii, mida siis sooviti? Jälle enne kavandame, kui robotile programmi kirjutama läheme, et peame siis joonistama ühe joone, mis asub siis 30 sentimeetri kaugusel algpunktist ja järgmine joon peab siis asuma 40 sentimeetri kaugusel algpunktist. Ja miks see joon siis peab olema 3 sentimeetrit? No, ma joonistan lihtsalt ühe joone. Siis joone peame joonistama. Et peab ta olema vähemasti 1 sentimeetri laiune selleks, et siis roboti valgustajur, valgusandur teda kindlasti märkaks. Ja täitsa hea alternatiiv on see, et me võtame hoopis musta teipi ja teibime siis selle joone kas siis valgele pinnale või põrandale. Ja kui me siis teise joone joonistaksime 10 sentimeetri kaugusele, siis me võtaks joonlaua ja mõõdaksid selle 10 sentimeetrit. Ja kuidas robot seda joont märkab, näete selle kohaga, see on siis nii-öelda see joone järgimise andur. Ja mõtleme siis jälle paberi peal enne, kui asume programmeerima, et milliseid programmeerimisblokke meil on vaja. Ja
aeglane, seda me juba teame, et seda saab siis vastavalt seadistada, aga nüüd mõtleme, et me peame panema selle roboti pidevalt liikuma, et meil ei ole öeldud, kui kaua see on, et järelikult peab olema üks programmeerimisplokk, mis liigutab siis pidevalt liigume edasi. Ja nüüd peab kuidagi siis lisaks selle aeglane täpsustusele olema võimalik siis öelda, et juhul, kui ta ei ole enam valgel pinnal või kui ta näeb musta joont, et siis ta jääks seisma. Et siin peab olema nüüd tingimus, et kas siis nüüd see valge lõpeb ära või siis nähakse musta joont. Nüüd selle tulemuse saavutamiseks on tegelikult päris mitu erinevat programmi võimalik, et mina kasutan praegu siis selles keeles seda võimalust, et robot liigub senikaua edasi, kuni on valgel pinnal. Et mida ei pea kartma seda, et kui katses on antud ülesanne, et siis sellised programmeerimisblokke selles keeles ei ole, kindlasti on nad olemas. Aga lähen jälle siis vaatan näidislahenduskäiku ja ongi siin siis näha selline uut sorti programmi plokk, et kus siis robot liigub senikaua edasi, kuni ta on valgel pinnal. Kui mitu sekundit, seda me ei tea. Viskan selle ploki ära ja vaatan, kus ma siis sellise ploki saan. Ja ongi siis programm valmis robotisse laadimiseks ja vaatame näidisvideot. Liigume nüüd edasi töölehele number 6 ja selle teema on lahutamine ja jagamine. Ja jällegi nagu eelmises ülesandes loeme kõigepealt matemaatika ülesande läbi, pööran siin puhta lehekülje poole ja vaatame, mis ootab meid ees matemaatika ülesandes. Peetri robot sõitis 10 sekundit ja Tõnu robot sõitis 8 sekundit vähem. Nii, Peeter 10 sekundit, Tõnu robot 8 sekundit vähem, mitu sekundit sõitis Tõnu robot? No Tõnu robot sõitis siis 10-8, 2 sekundit. Nii, matemaatika lähteandmed meil on olemas ja liigume edasi roboti ülesande juurde. Loeme siis, mida on vaja teha. Pane robot tähistatud algpunktist aeglaselt tagurdama nii mitu sekundit, kui mitu sekundit sõitis Peetri robot ja märgi lõpp-punkt. Tundub päris sarnane eelmisele, aga siis selle vahega, et me peame roboti panema aeglaselt liikuma. No, paneme selle roboti siis, märgime, et on tagurpidi, ta peab aeglaselt edasi liikuma ja nii palju, kui sõitis Peetri robot sõitis 10 sekundit. Ja siis ta jõuab sihtpunkti. Ja nüüd me peame seda programmi muutma nii, et ta liiguks sama palju edasi, kui liikus Tõnu robot. Ja Tõnu robot meil siis tagurdas 2 sekundit. Nii, ja nüüd meil tuleb see siis robotile selgeks teha. Ja aeglaselt liikumise plokk meil oli olemas. Ilmselt meil on siis tagurdamise plokk ka olemas. Tagurdamine ja see tagurdamine peab toimuma aeglaselt ja ta peab toimuma teatud hulk siis sekundeid. Nii, ja vaatame, milline on siis näidislahendus. Ja näidislahenduses ongi siis jälle tegemist 2 programmeerimisplokiga. See üks on meil siin juba ka olemas, et robot liigub edasi aeglaselt, aga selle asemel võtame nüüd siis sekundites tagurpidi liikumise. Ja esimesel juhul tuleb siia märkida 10 sekundit ja teisel juhul 2 sekundit. Ja ongi mõlemad programmid valmis ja vaatame näidisvideot.
ja loeme, mida teine katse meie käest ootab. Pane robot tähistatud algpunktist kiiresti paremale pöörama nii mitu sekundit, kui mitu sekundit sõitis Peetri robot. Peetri robot sõitis 10 sekundit ja küsimus on siis, et mitu täisringi. No seda me saame lugeda, kui robot juba töötab. Ja programm ei ole veel läbi, nüüd tuleb panna ootama 3 sekundiks ja seejärel tuleb panna robot kiiresti vasakule pöörama nii mitu sekundit, kui mitu sekundit sõitis Tõnu robot ja Tõnu robot sõitis 2 sekundit. Mida me siis tegema peame? Et kõigepealt hakkab robot kiiresti pöörama paremale ja ta teeb seda 10 sekundit. Nüüd ta peab ootama 3 sekundit ja siis ta peab pöörama kiiresti vasakule ja vasakule 2 sekundit. Järelikult meil on olemas kindlasti programmiplokk või programmiplokid, millega me saame pöörata paremale, millega me saame pöörata vasakule ja meil on siis ka ajalise ootamise plokk peab olema. Et otsime siis selliseid programmeerimisblokke. Aga praegu võtame näidislahenduse ja vaatame, mida näidislahendus meile pakub. Ja tõepoolest kiire liikumine, paremale pööramine, ootamine, vasakule pööramine. Et teen siis selle ise ka kohe läbi, panen kiire kiiruse, valin paremale pööramise 10 sekundit, nüüd valin ootamise, ootan 3 sekundit ja siis pööran vasakule ja 2 sekundit. Nüüd võib programmi robotisse laadida ja vaatame näidisvideot. Ja loeme, mida ootab meilt 3. katse. Pane robot aeglaselt tagurdama nii mitu sekundit, kui mitu sekundit Tõnu robot Peetri robotist vähem sõitis. 10 - 2, 8 sekundit. Et peame siis roboti tagurdama, panema 8 sekundiks ja seekord jälle ka aeglaselt. Nüüd tuleb lasta teha robotil piiks. No, ma ei tea, kuidas me seda piiksu. Teeme see pildi piiks. Ja siis tuleb panna robot edasi sõitma nii mitu sekundit. Niimoodi. Nüüd siis edasi sõitma. Hoopis jah. Kui palju on 72 jagatud 9-ga vastus? Siis 8 sekundit. Vaatame, kas meil on siin programmi blokke, millega me ei ole praegu täna veel kokku puutunud. Nii, tagurdamist on meil vaja, et sõidame siis tagurpidi ja aeglaselt sõidame, aeglaselt ja sekundid, nii. Siis kusagil peab asuma piiksu tegemise plokk. Ja kusagilt siis ka edasisõitmise plokk. Vaatame jälle näidisprogrammi. Ja teeme selle järele. Vaatame, kas saame olemasolevat programmi kasutada. Aeglane kiirus, viskame kõik selle ära. Peame tagurdama, tagurdame 8 sekundit. Nüüd tuleb teha piiks ja liigume edasi ka 8 sekundit. No ilmselt ei ole raske arvata, et võiksime jõuda ilmselt samasse kohta tagasi. 8.
ja ongi programm valmis robotisse laadimiseks ja vaatame näidisvideot. Liigume nüüd edasi korrutamise ja liitmise töölehega ja vaatame, milline on matemaatika ülesanne. Nii, tegemist on Hispaaniaga, kommetega, aga meid huvitavad siis praegu arvud. Meil on siin tegemist Abraniga, kes hüppas üle lõkke 4 korda. Siis meil on tegemist Pedroga. Pedro hüppas temast 2 korda rohkem, ilmselt see on 8. Ja Carlos hüppas üle lõkke nii mitu korda, kui Abran ja Pedro 2 peale kokku. Et siis Carlos hüppas ilmselt 12 korda. No miks ma need üles kirjutan? Ilmselt nagu te juba teate siis seda seost, et robot hakkab siis midagi sarnast tegema ja ilmselt kasutab neid lähteandmeid siis matemaatika ülesandest. Ja esimene katse. Pane robot kindlast algpunktist aeglase kiirusega joont järgima nii mitu sekundit, kui mitu korda hüppas Abran. Hakkame siis selle visualiseerimisega pihta. Meil on algpunkt, meil on nüüd üks joone järgimine. Üks joon peab meil olema. Ja nii mitu sekundit, kui mitu korda hüppas Abran. Tundub, et see on siis 4 sekundit. Ja nüüd pean laskma robotil mängida sama arv kordi vabalt valitud 8 nooti. Sama arv kordi, 4 korda noot. Nii. Nüüd tuleb see peatumiskoht ära märkida. See on siis füüsilises maailmas see asi juhtub. Ja nüüd jätkame joone järgimist sama kaua, kui mitu korda hüppas Pedro. Pedro hüppas 8 sekundit. Ja jällegi laseme mängida nüüd siis nooti ja sama palju. Kui siis Pedro sekundeid sõitis, see on siis 8 korda noot. No tundub esialgu kõik olevat ja märgime peatumiskoha. Milliseid programmeerimisblokke meil on vaja teada? Meil on siis vaja teada, on ilmselt üks plokk, mis oskab teha joone järgimist. Ja siis kiiruse puhul me saame talle öelda, et on aeglane. Ja siis me saame talle öelda selle joone järgimisplokile ka sekundid. Ja lisaks tundub, et meil on vaja teada ühte plokki, millega me saame esitada noote. Siis vaja noodiplokki. Ja ilmselt võib olla, et selle noodile peab siis saama määrata pikkust, sest meilt just küsitakse 1/8 nooti pikkus. Ja nüüd on siin selline, võiks öelda siis väike trikk või nipp taga, et ilmselt on väga lihtne esitada 4 või 8 nooti järjest, aga äkki on olemas ka selline kordus, mis siis oskab meie eest näiteks seda nooti 4 või 8 korda korrata. Peaks olema siis ka kordusplokk. Ja lähme praegu vaatame, mida pakub meile näidislahendus. Nii. Näidislahendus siis räägibki, et on aeglane kiirus, joone järgmisplokk, siis on kordus, korduse sees on 8 noot, kordus kestab 4 korda ja siis on meil joone järgimise plokk ja selle järgi jälle kordus. Ja joonistan siis siia ka ilusasti 8 noodi saba. Ilusam. No selle me saame alles jätta, on aeglane, aga nüüd meil on siis vaja uut plokki, mille nimi on joone järgimine ja sekundites. Tundub, et see on sobilik. Ja oli meil siis vaja 4 sekundit järgida. Nii, nüüd me vajame kordust.
ja kordust on meil siis vaja teha 4 korda. Ja siia korduse sisse on meil vaja saata noot. Kus me selle noodi võtame? Võtame siit. Ja võis olla vabalt valitud noot, aga no paneme siis sarnase noodi siia, nagu näites. Ja kui me oleme nüüd selle noodi ära mänginud, siis saame jälle võtta joone järgimise. Seekord järgime seda joont siis 8 sekundit. Nagu te näete, on tegelikult sellistest paberskeemidest visualiseerimisest päris hea abi, sellepärast, et ega see kipub meelest ära minema, et kuidas me siis oleme kavandanud oma teekonna, eriti kui see programm pikemaks läheb. Ja jälle kordus. Ja kordus oli siis 8 korda. Ja siis võtame ka noodi. Ja sama siis kõrguse paneme. Ja ongi programm robotisse laadimiseks valmis. Nagu näha, oli see kohe päris pikk programm, nii et kui sellist tundi planeerida, siis ilmselgelt võib arvestada, et lastel läheb ka programmi kirjutamisega kauem. Aga vaatame meie siis näidisvideot. Ja liigume edasi katsega 2 ja tundub, et siin tuleb päris tähelepanelikult siis lugeda ja hakkame pihta. Pane robot eelmise katse algpunktist aeglase kiirusega joont järgima nii mitu sekundit, kui mitu korda Carlos hüppas. Ja tegelikult, et seekord me ei pane siis robotit alguspunkti, vaid see alguspunktiks on see koht, kus nüüd robot viimasel korral peatus. Niimoodi. Ja ta siis peab liikuma edasi nii kaua, kuni Carlos hüppas, 12 sekundit. Ja laskma siis nüüd sellel robotil mängida ka siis sama arv kordi nooti. Nii, paneme siia siis 12 korda noot. Tundub, et praegu ühtegi uut plokki ei ole. Ilmselt me saame kasutada oma näidisprogrammi ja vaatame. Tundub, et seekord saame programmeerimisega väga lihtsalt hakkama. Viskame selle osa ära. Nii, Carlos hüppas 12 korda, siis 12 sekundit järgime joont ja samamoodi siis mängime nooti ka 12 korda. Ja ongi programm robotisse laadimiseks valmis ja vaatame näidisvideot. Ja tundub siis kolmanda katsega, et roboti teekond läheb edasi. Pane robot eelmise katse algpunktist aeglase kiirusega joont järgima nii mitu sekundit, kui palju poisid 3 peale kokku hüppasid. Niimoodi, ilmselt on see siis 24 korda. Et nüüd see teepikkus on meil juba 24 sekundit. Ja laseme veel sama arvukordi nootiga mängida. Paneme siis seda nooti ka mängima. 24 korda noot. Ja kuivõrd praegusel juhul on tegemist sellise ahelülesandega, kus järgmiste katsetega ei lisandu uusi programmeerimisblokke, vaid pigem me siis peaksime kasutama muutmisoskust, siis ma arvan, et suure tõenäosusega lapsed juba seal 2. ja 3. katse puhul tegelikult seda näidislahendust vaatama ei lähegi. No aga mina võtan ta siiski ette.
ja praegu käib see muutmine päris kiiresti. Jääme siis 24 peale ja siin 24 peale. Ja ongi programm robotisse laadimiseks valmis. Aga vaatame meie näidisvideot. Ja võtame siis ette kõige viimase tänase 8. töölähe ja siin tegemist liitmise ja lahutamisega. Loeme ülesannet. Kallel Mallel on ühepalju õunu. Malle annab ühe õuna Kallele, mitu õuna on nüüd Kallel rohkem kui Mallel. No tundub, et siin meil vist selliseid lähteandmeid hetkel võtta ei olegi, sest ega me ju ei tea, kui palju neid õunu Kallel ja Mallele alguses oli, aga me teame, et kui Malle ühe õuna Kallele annab, siis tal on kindlasti 2 õuna rohkem. Et liigume selle roboti katse juurde. Loeme rahulikult teksti. Oletame, et mõlemal lapsel on 3 õuna. Meil oli siis laps Kalle. Kallel oli 3 õuna ja meil oli laps Malle. Ja Mallel oli ka 3 õuna. Ja nüüd ma siis pean laskma robotil teha nii mitu piiksu ja lasta robotil aeglasel kiirusel edasi sõita nii mitu sekundit, kui mitu õuna Kallel on. Ja seejärel, ma visualiseerin selle ära, päris pikk ülesanne tundub olevat. Pean siis tegema nii mitu piiksu 3 korda piiks. Ja nüüd ma pean siis edasi sõitma ka 3 sekundit. Ja nüüd tuleb teha nii mitu piiksu ja lasta robotil aeglasel kiirusel edasi sõita nii mitu sekundit, kui mitu õuna Mallel on. Et siis teeme jälle 3 korda piiksu ja sõidame veel kord edasi 3 sekundit. Ja mis programmeerimisblokke meil vaja on? Meil on vaja siis korduse blokki. Meil on vaja piiksu blokki ja meil on vaja sekundites edasisõitmise blokki. Edasi, aeglaselt, sekundid ja ongi korras. Aga lähme võtame ette praegu lahenduse. Ja vaatame, kuidas see siis välja näeb. Aeglane kiirus on meil olemas. Ma vaatan, et mul on siin isegi üks kordus olemas, kasutan ta ära, aga korduse sisse ma pean siis panema hoopis piiksu. Panen piiksu siia, selle viskan ära. Nii. 3 piiksu teen ja siis tuleb edasi sõita 3 sekundit. Nii, 3 sekundit sõidame edasi, aga see ei ole veel sugugi kõik, sellepärast, et nüüd me peame jällegi tegema 3 piiksu. 3 piiksu. Piiksu võtame siit ja jälle sõidame veel edasi 3 sekundit. Tundub, et programm on robotisse laadimiseks valmis, aga meie vaatame näidisvideot. No vaatame, mis ootab meid katses 2. Malle annab ühe õuna Kallele ja nüüd me siis peame tegema nii mitu piiksu ja laskma robotil edasi sõita nii mitu sekundit, kui mitu õuna nüüd Kallel on. Ja järelikult Kallel on
4 õuna, ehk siis valem, kui nii võib öelda, muutub 4 piiksu, 4 sekundit. Ja nüüd tuleb teha nii mitu piiksu ja lasta robotil nii mitu sekundit edasi sõita, kui mitu õuna mallel on. No mallele meil jäi alles 2 õuna, 2 korda piiksu teha ja sõidame edasi 2 sekundit. No praegu tundub, et meil mitte ühtegi uut programmeerimisplokki juurde ei tulnud, ilmselt pääseme hästi lihtsa vaevaga ja lihtsalt muudame olemasolevat programmeerimise algoritmi, aga vaatame näidislahendusest. Ja tundub, et meie loogika oli õige. Kõigepealt siis muudame siin piiksud ja sekundid 4. See oli siis, palju oli Kallel. Ja seejärel piiksud ja sekundid 2, sama palju kui jäi Mallele. Ja ongi programm robotisse laadimiseks valmis ja meie vaatame näidisvideot. Ja mis ootab meid ees 3. katses, loeme jälle rahulikult teksti läbi, et tegelikult nende katsete hästi ja õigesti esimesel korral tegemise nipp ongi selles, et väga rahulikult ja väga aeglaselt lugeda tekst läbi, vajadusel kas või mitu korda, ja siis tegelikult panna endale paberile ta lihtsustatud skeemina kirja. Aga loeme siis teksti. Tee nii mitu piiksu ja lase robotil aeglasel kiirusel sõita edasi nii mitu sekundit, kui mitu õuna on Kallel rohkem kui Mallel. No Kallel on nüüd 4 miinus 2, 2 õuna rohkem või siis kuidas iganes me selle tulemuse saame. Ja järelikult meil on siis vaja teha 2 piiksu. Nii, kuidagi mu piiksublokk on teistpidiseks läinud ja sõita edasi 2 sekundit. Ja jällegi ei tulnud meil ühtegi uut plokki juurde, aga tundub, et me saame oma pika programmi muuta lühemaks ja vaatame näidislahendust. Ja tundub, et nii ongi, et antud juhul siis kui ma selle osa tahan alles jätta, võtan selle korraks lahti, viskan selle osa ära, panen selle siia külge tagasi ja ongi programm robotisse laadimiseks valmis. Ja meie vaatame näidisvideot.